On tõeline au teid Washingtonis teie visiidi ajal vastu võtta. Teie märkused andsid meile palju arutlusainet ja eriti olete te juba käsitlenud, nagu me Ameerika Ühendriikides ütleme, elevanti toas, seda sõlme kõhus, mis puudutab transatlantiliste suhete ja NATO liidu tulevikku. Mõistes, et teie eilne visiit Valgesse Majja ning kohtumised president Trumpi, sekretär Rubio ja sekretär Haagsetiga peavad diplomaatilised vestlused ilmselgelt paljuski jääma konfidentsiaalseks, et need toimiksid. Aga mida te saate nendest vestlustest meiega jagada, kui mõtleme alliansi tulevikule? Jah, nagu diplomaatilistes ringkondades öeldakse, olid need vestlused avameelsed ja otsekohesed. Kas see on hea? Mõtlen, nad said olla siirad. Nad olid siirad ja avatud. See on hea, sest me oleme sõprade seas. President ja mina meeldime teineteisele. Oleme juba aastaid head sõbrad olnud. Ja ma oleksin eelistanud sellest teemast avameelselt rääkida, selle asemel, et seda vältida. Ja ma märkasin selgelt tema sügavat pettumust. Kui ta mõistis, et paljud liitlased ei toeta teda enam otseselt, ja ma seletasin talle seda eile. Ma ütlesin, vaadake, härra president, selgelt tegi enamik eurooplasi täpselt seda, mida neilt paluti ja mis nendes oludes juba kokku oli lepitud. Jah, mõnikord võtab see veidi aega, aga vaadake, Euroopas on meil koalitsioonid, sest sisepoliitika võib mõnikord võtta paar päeva kauem, aga siis tuleme kokku. Ja peaaegu kogu Euroopa ühines Ameerika Ühendriikide poolel. See aitas näidata jõudu maailma laval oma partnerite kaudu Euroopas. Aga teine, NATO on seal muidugi selleks, et kaitsta Euroopa Liitu, aga ka selleks, et kaitsta Ameerika Ühendriike. Nagu ütles Norra peaminister Jonas Stör, just nii see ongi. Venemaa tohutud tuumaallveelaevad ei ole seal selleks, et rünnata Norrat, vaid Ameerika Ühendriike. Tänu liidule tagamegi, et nad ei saaks selleks positsiooni võtta. See on vaid üks näide sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide mandriosa ja Euroopa muutuvad viidu tõttu tugevamaks ja turvalisemaks. Oli hea vestlus. See oli avatud ja aus. Ja mina tundsin selgelt tema pettumust, mida ma teatud määral ka mõistan. President andis kindlasti selgelt mõista oma pettumust. Ta esitas uusi üleskutseid, et Ameerika Ühendriigid kaaluksid NATOst lahkumist. Oluline on siiski meeles pidada, et Ameerika Ühendriikide osaluse küsimus NATOs ei ole tingimata midagi uut. Ma mäletan alati tema eelkäijat, NATO esimest peasekretäri, kes ütles, et alliansi väljakutse võib olla selles, et NATO eesmärk on hoida venelased väljas ja ameeriklased sees. Millise argumendi te esitasite presidendile? Ameeriklaste kaasatuse säilitamise kohta. Millise argumendi te esitaksid NATO tähtsuse kohta? Ja mis on nende jaoks väärtuspakkumine? Mõnikord alustame vale väärtuspakkumisega. Minu isikliku arvamuse järgi on vale arusaam see, et NATO loodi põhimõtteliselt sellepärast, et Ameerika Ühendriigid tahtsid vältida isolatsionismi pärast teist maailmasõda, korrates mingil määral seda, mis juhtus pärast esimest maailmasõda. Ühes kuulsas Churchilli kõnes detsembri lõpus Seruva kongressil ütles ta: jälle, teist korda 20. sajandil ulatub ajaloo pikk käsi uude maailma, et tulla vana maailma kaitsele. Ja me ei kavatse seda viga korrata. Et olla turvaline ja et Ameerika Ühendriigid püsiksid jätkuvalt turvalisena, on vaja turvalist Euroopat, aga ka turvalist Arktikat ja Atlandi ookeani. Muidu muutuvad venelased ja teised ohuks. Ja me juba teame, ärgem olgem naiivsed, et Vaikse ookeani ja Atlandi ookeani sündmusi ei saa üksteisest lahutada. Kas see on Hiina, Põhja-Korea ja venelased? Tehes koostööd Iraaniga, kui räägime näiteks sõjapingutustest, Venemaa põhjendamatust agressioonisõjast Ukraina vastu. Nad töötavad koos. See on ülemaailmne ja me peame koos töötama. Ma ei poolda NATO laienemist Indo-Vaikse ookeani piirkonda, kuid see, et meil on nii tihe koostöö Jaapani, Lõuna-Korea, Austraalia ja Uus-Meremaaga, on selle selge tõend. Nii et kõigil neil põhjustel, kui minu perekond elab Ameerika Ühendriikides ja osa neist on sünnilt ameeriklased ning teised tulid siia pärast teist maailmasõda. Nad tunnevad sügavalt, et selleks, et USA oleks turvaline, peame jääma ühtseks ja vajame seda transatlantilist partnerlust.
Üks asju, mida me Reagani instituudis teeme, on avaliku arvamuse uuringute läbiviimine Ameerika rahva seas. Meie andmed mõne kuu tagusest ajast enne praegust olukorda, eriti Iraaniga, näitavad, et enamik ameeriklasi suhtub NATOsse soodsalt. Meie viimases uuringus oli see 70%, mis on umbes 10 punkti kõrgem kui tavapärane number eelmistel aastatel. Enamik on samuti vastu Ameerika Ühendriikide lahkumisele NATOst ja mõned neist sõnumitest, ma arvan, korduvad. Läheme edasi Iraani juurde ja räägime sealsetest oludest. Sa mainisid, et on hea, et Iraani tuumavõimekust on vähendatud ja et nende võimekust kaost eksportida on samuti vähendatud. President on muidugi olnud väga kriitiline NATO liitlaste suhtes, eriti sellepärast, et nad ei toeta piisavalt Iraanis tehtavaid jõupingutusi. Nüüd oleme selle 2 nädala pikkuseks kavandatud relvarahu teisel päeval. Hormuzi väin jätkab. Tegevus on endiselt üsna piiratud, isegi relvarahu ajal. Aga see Euroopa riikide koalitsioon, kes allkirjastas juhtrolli võtmiseks Hormuzi väinas navigatsioonivabaduse tagamisel, jaga meiega mõningaid konkreetseid üksikasju, nii nagu sina aru saad. Millised riigid paistavad silma ja millised teised mitte nii väga? Millised riigid paistavad silma? Mida nad kavatsevad pakkuda Hormuzi väinas? Jah. Aga kuidas on riikidega, kes veel ei osale? Jah. Nii et ma arvan, et siin on 2 asja, millele tähelepanu pöörata. Reaktsioon minu vastusele. Üks neist on NATO seisukoht on alati olnud, et Iraan ei tohi saada tuumavõimekust, aga samuti ei tohi ta saada ballistiliste rakettide võimekust. Ja fakt, et nende võimekused on FFA-EUAM-i juhtimisel oluliselt vähenenud, on hea uudis. See on eksistentsiaalne uudis Iisraelile, eksistentsiaalne uudis Lähis-Idale, aga ka Euroopale ja kogu maailmale. Ja ma tean, et on neid, kes on palunud jätkata. Aga vaata, me teame, mis juhtus Põhja-Koreaga. Võib tulla hetk, kus sa oled nii palju läbi rääkinud, et arvake ära, Põhja-Korea sai tuumavõimekuse endale. Ja siis oli juba liiga hilja. Seega on NATO alati selgelt öelnud, et Iraan ei tohi mingil juhul saada ligipääsu nendele võimekustele. Nii et kui ESEG alustas kampaaniat veebruari lõpus, sel veebruari viimasel laupäeval olid juba olemas pikaajalised kokkulepped ja korraldused Euroopa liitlastega. Ülelendude baasikasutuse kohta. On olemas näiteid Euroopa riikidest, kes pidid oma kommertslennujaamad sulgema, sest nad pidid vastu võtma tankerlennukeid. Ameerika Ühendriikides, kõik on korras. Ma mõtlen, need on eelnevalt tehtud kokkulepped, täpselt see, mida meil vaja on. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid kasutavad samuti Euroopat, nagu ma ütlesin, jõuprojitseerimise platvormina ja see on osa kokkuleppest. Mitte kõik Euroopa riigid, kuid enamik järgmes, mõnikord väikese hilinemisega. Osa seletusest oli see, et president soovis säilitada üllatusmomenti, mida ma mõistan, kuid see tähendas, et eelnevat konsulteerimist ei toimunud, nii et nad pidid kiiresti aru saama, mis toimub ja kiiresti tegutsema. Aga kui asi puudutab seda rammuse küsimust, siis oli see Keir Starmer, Ühendkuningriigi peaminister, kes võttis siin juhtrolli ja ta ütles, me peame kokku kutsuma koalitsiooni riikidest, kes suudavad ühiselt tagada, et vaba meresõidu põhimõte, vaba liikumine meie meredel, UNCLOS, oleks austatud. Ja ilmselgelt tähendab see, et koos Ameerika Ühendriikidega arutatakse missiooni üle, mida, kus ja millal. Aga see puudutab praktilist toetust. Asi on ka selles, et minu riik Holland teatas eile, et tõenäoliselt on see seotud miinijahtijate, fregattide ja ka radaritehnoloogiaga. Nii otsib iga riik nüüd võimalusi, kuidas panustada ja tagada, et Hormuzi väin jääks avatuks. Muidugi on veel väga vara. Nagu te ütlesite, on relvarahust möödas vaid 2 päeva. Seega peame päev-päevalt jälgima, mis juhtub laevateedega. President on väga pühendunud sellele, et avada mereteed võimalikult kiiresti uuesti. See on praktiline toetus esmalt kampaaniaga ja nüüd selles etapis, et tagada vaba meresõidu põhimõtte säilimine. Ja just sellepärast on meil liitlased, koalitsioonid, ning see ei hõlma ainult NATO riike, vaid ka Jaapanit, Koread ja Austraaliat. Sellised riigid nagu Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid Pärsia lahe piirkonnas on samuti osa sellest, kuid loomulikult moodustavad suurema osa riikidest NATO liikmed. On teateid, et president kaalub Ameerika vägede väljaviimist teatud NATO riikides karistusena nendele, kes ei ole suurendanud oma toetust reporterite pingutustele Iraanis.
Ajalooliselt on Ameerika vägede kohalolek Euroopas toiminud heidutusena. Kuidas te hindate mõju, kui Ameerika väed eemaldataks? Noh, nagu ma ütlesin, ta oli eile pettunud, kuid tal oli väga siiras ja avatud vestlus sõprade vahel. Üldiselt saan ma aru, et Evada soovib üha enam keskenduda Indo-Vaikse ookeani piirkonnale. Seetõttu peame Euroopas rohkem pingutama. Peame lõpetama selle kaassõltuvuse perioodi, et muutuda rohkem vastastikku sõltuvaks Ameerika Ühendriikidega, tugevama Euroopa ja tugevama NATOga. See on muidugi aja jooksul oluline. Kui jõuame sellesse punkti, on oluline tagada, et samal ajal, kui eurooplased võtavad rohkem vastutust, tagavad ESA ja EIVA, et nad suudavad samuti toime tulla ohtudega Vaikse ookeani piirkonnas. Ja muidugi siinsamas meie enda poolkeral. Nii, et oluliste võimete ja toetuse osas püsime alati tugeva liiduna, aga sellega on kõik nõus. Selle üle ei vaielda. Te just avaldasid oma uue aastaaruande. Ja erinevalt paljudest aastaaruannetest sisaldab see tõeliselt ajaloolisi uudiseid. NATO või õigemini ühegi organisatsiooni aastaaruanded ei ole tavaliselt kuigi kaasahaaravad, aga see on, just nii see ongi. Liitlased täidavad juba 2% kaitsekulutuste eesmärki ja Euroopa liitlased ning Kanada suurendasid kaitsekulusid ühe aastaga 20%. Aga nagu ma äsja ütlesin, oluline on muuta see kapital võimekuseks. Kuidas edasi? Mida te jälgite, et teada saada, kas see kulutuste kasv toob kaasa tugeva alliansi, mida me vajame? Jah, need numbrid on muljet avaldavad. Kujutage ette, et sellised riigid nagu Belgia, Hispaania, Itaalia ja Kanada, suured majandused, ei jõudnud isegi 2%-ni. Kõik jõudsid korraga 2%-ni. Ma ütleksin, et ilma president Trumpita ma kahtlen, kas nad oleksid seda teinud 9 või 12 kuu jooksul. See on miljardeid ja miljardeid rohkem. Itaalia jaoks tähendab see ühe aastaga 10 miljardi suurust kaitsekulude kasvu. Allianss võttis Haagi tippkohtumisel kohustuse 5% osas ja meil on vaja usutavat teed selle saavutamiseks. See ei tähenda ainult 2% kandis püsimist ja siis 2034. aastal 2-5 hüppamist. Ei, see peab olema usutav tee edasi. Seda me Ankaras otsimegi. Ankara keskendub tööstustootmisele ja muidugi tunnustame ka neid riike. Numbrid, aga ka see, et tavame liiduna ühiselt selle tõepoolest usutava tee saavutamise. Hea on see, et minu eelkäija Jens Stoltenbergi ajal, kui võeti vastu Walesi 2% kohustus, tuli see number justkui ei kuskilt. Need 5% sealhulgas 3-5% keskseid kulutusi ja 1-5% kaitsega seotud kulutusi on juurdunud plaanidesse juhuks, kui artikkel 5 käivitatakse. Loodame, et seda kunagi ei juhtu, aga kui NATO territooriumi rünnatakse, määratletakse, kes teeb mida, kus ja mida on vaja. Siis teavad kõik riigid, nagu Holland ja Saksamaa, et see on NATO nõuete nimekiri. Kui liidad kogu keskse kaitsekulu, need 3,5% või kogukulu 5%, siis see on enam-vähem see number, mida sul vaja on. See kõigub tavaliselt umbes 3,5% kaitsetuumikus. Kokkuvõttes teab iga riik, mida ta peab tegema ja asi ei seisne ainult rohkem kulutamises. Probleem on kaitsetööstuse tootmises, ka siin Ameerika Ühendriikides. Kas see on probleem ka Euroopas? Vaata, laevaehitus Ameerika Ühendriikides, aga ka Euroopas on samuti probleem. Hiinlastel on nüüd rohkem laevu merel kui Ameerika Ühendriikidel ja me teame, et Hiina investeerib tugevalt oma kaitsevõimesse. Me vaatleme Venemaad kui vastast, kuid peame jälgima ka Hiina tegevust. Seetõttu muutub kaitsetööstuse tootmine ülioluliseks. Ma ennustan, et aja jooksul näete osa meie tööstusest võib-olla Ameerika Ühendriikides, aga võib-olla isegi varem Euroopas, võtmas kasutusele rohkem sõjaajale omast mõtteviisi. Mitte selleks, et sõjaks valmistuda, vaid selleks, et tagada varude täiendamise võimekus, kasutades ka traditsioonilist tööstusbaasi, mitte ainult kaitsetööstusbaasi, sest me oleme siin tõesti tihedas võidujooksus ja peame selle väga kiiresti korda saama. Kui räägime sellest tööstuslikust koostööst läbi Atlandi ülesse alliansi, liikudes, nagu te oma kommentaarides ütlesite, kahjulikust vastastikusest sõltuvusest partnerluseni, siis kuidas see välja näeb? Mis eriti rääkides peamiselt Ameerika publikule, meil on siin saalis ka palju kaitsetööstuse tegevjuhte ja juhte.
Mida te peate nägema Ameerika tööstusbaasilt, et ehitada üles seda tervislikku partnerlust, mida te otsite? Olgu see siis tööstuspartnerite või valitsuse ettevõtjate poolt? Esiteks, tootke rohkem, lisage lisavahetusi, paigaldage uusi tootmisliine ja vajadusel ehitage tehaseid. Ärge rääkige 10-aastastest lepingutest, sest COA süsteemis on 1 aasta tsükkel. Euroopa süsteemis on valimistsükkel 3 või 4 aastat. Aga raha on olemas. Te mainisite 20% kasvu. Vaadake, kui palju eurooplased kulutavad siksagi peale. 2020 aastal oli see 10 miljardit. 2024 aastaks oli see juba 43 miljardit, ostes Euroopast. See läheb Ameerika Ühendriikide tööstusbaasi jaoks ja see kasvab tohutult, rääkimata sellest, mida Ameerika Ühendriigid ise peavad ostma, arvestades siin Ameerika Ühendriikides kaitse-eelarve tohutut kasvu Trumpi juhtimisel. Nii et tehke seda ja teiseks tehke koostööd. Ja ma tean, et on palju näiteid Ameerika ettevõtetest, kes investeerivad Euroopasse, rajavad tehaseid, näiteks tehased Bayeri lõunaosas, et toota pealt püüdureid. Ja selliseid näiteid on palju, kuid on ka Euroopa ettevõtteid nagu Thales ja näiteks Leonardo. See tähendab, et on palju juhtumeid, tahan öelda. Palju ettevõtteid Türgist näiteks investeerivad Ameerika Ühendriikidesse ja teevad koostööd. On olemas see transatlantiline kaitsetööstuse baas ja need on lahutamatud. Teist võimalust ei ole, sest see tooks lühiajaliselt kasu ainult Venemaale ja pikaajaliselt Hiinale ja me ei saa seda lubada. Lähen nüüd meie publiku küsimuste juurde, aga enne kui lõpetan oma esialgsed küsimused, räägime Ukrainast. Kindral David Petraeus, Ameerika Ühendriikide erru läinud kindral, ütles selle nädala alguses antud intervjuus, et tema arvates pole Venemaal enam strateegilist eelist. Ja et viimastel kuudel on ukrainlased saavutanud suuremaid järk-järgulisi edusamme kui venelased. Kas nõustute selle hinnanguga? Kas Ukraina võidab sõda? Ja teiseks, kas olete olnud seotud Ukraina rahuprotsessiga koos president Zelenski ja president Trumpiga? Jällegi, ilma konfidentsiaalsust rikkumata, mis annab teile lootust ja mille pärast te muretsete seoses Ukraina sõja tulevikuga? Esimese küsimuse kohta on minu seisukoht veidi nüansirikkam. On tõsi, et Venemaa kaotab iga kuu palju inimesi, umbes 30–35 000 hukkunut või raskelt haavatud kuus. Kas suudad seda ette kujutada? Nõukogude Liit kaotas 80-ndatel Afganistanis vähem kui 20 000 inimest 10 aastaga, aga nüüd kaotavad nad sama palju 3 nädalaga. See on tohutu, see ei saa nii jätkuda ja see peab kuidagi jõudma Moskvasse ja Peterburi. Sa ei saa proovida seda varjata nende Venemaa piirkondade eest, kuhu üldmeedia ei jõua. Sellel on kindlasti mõju Venemaale. Aga teisest küljest liigub rindejoon üldiselt aeglaselt ja väga suure hinnaga vales suunas. Ukrainlased kaitsevad end kindlalt ja kasutavad kõige kaasaegsemat tehnoloogiat. Ma mainisin seda oma sissejuhatuses. On olemas droonitehnoloogia ja see annab neile muidugi tohutu jõu. Ja samuti, kui rääkida droonidest ja antidroonidest, siis peavad nad selles vallas tõesti edasi liikuma. Aga üldiselt on ikka veel näha, et liikumine toimub väga aeglaselt vales suunas, kui sa oled nagu mina Ukraina poolt ja Venemaa vastu. Mis puudutab teist küsimust, siis ma arvan endiselt, et selleks on vaja kokkulepet, rahulepet, seda president Trump taotlebki, ta muldis eelmisel aastal ummikseisu Putiniga. Tema, Steve Witkoff ja Jared Kushner töötavad ööd ja päevad koos Marco Rubiova, et seda saavutada. Ja me kõik mõistame, et selle lahendamise võti on see, et Ukraina teaks, et pärast rahulepet ei tule NATO-ga liitumine kõne alla. Praegu antakse nii tugevad julgeoleku garantiid, et nad teavad, et venelased ei ürita enam rünnata. Ja jaanuari alguses Pariisis toimus juhtimisel kohtumine kõigi riikidega, kes kuuluvad valmisoleku koalitsiooni, sealhulgas peamise Ameerika Ühendriikidega kontaktisikuga. Leppisime kokku 3-kihilises lähenemises. Esimene kiht on Ukraina relvajõud. Need peavad olema võimalikult tugevad Euroopa, Ebersi ja Indajati tohutute investeeringutega nende kaitseks. Valmisolevate koalitsioon, mis koosneb peamiselt Euroopast ja mitte Euroopa riikidest, saab toetust USA-lt. See on tugev julgeoleku garantiide pakett.
See on eluliselt tähtis, et avada arutelu rahu saavutamise lõpp-punkti üle. Aga muidugi, tango tantsimiseks on vaja kahte, eks ole. Lisaks peab Putin mängu astuma ja muidugi see paneb proovile ka selle, kui tõsiselt ta on valmis seda edasi viima. Mõned väidavad, et Simaeli sõjaline kohalolek Euroopas ei vasta enam praegusele ohutajule, arvestades ka aspekte, mis ulatuvad kaugemale kui Ukraina. Täna on meil külas Washington Posti kolumnist Mark Thyssen, kes näeb Vene ohu liikumist ida poole ja leiab, et Ushuaia kodanikud peaksid selle muutusega kaasas käima. Mis on teie seisukoht? NATO idatiib on haavatav ja meil peaks olema rohkem liitlasvägesid paigutatud sellistesse kohtadesse nagu Rumeenia. Ei muidugi, nagu ma nägin eelmises sessioonis koos Stoltenbergiga, on idatiiva riikides nüüd olemas see, mida me NATO parlamendis nimetame eelpaigutatud maavägedeks. Ja need on rahvusvahelised väed, mis aitavad kaitsta. Näiteks Lätis juhib Kanada, Eestis juhib Ühendkuningriik ja Poolas juhivad Ameerika Ühendriigid. Ja Leedus, kus minu riik Holland tegutseb Saksamaa juhtimisel. Nii et see on üks viis tagada, et kõigil neil riikidel idatiival oleks lisaks oma enda riiklikele relvajõududele ja loomulikult NATO 5. artikli üldisele kaitsele kõik vajalik enda kaitsmiseks. Ja loomulikult tuleb piiratud ressursse kasutada võimalikult targalt. See on pidev arutelu, kus peaks väed paigutama, mis on tegelikult parim viis selleks. Ma jätan selle peamiselt sõjaväelaste otsustada. Me oleme siin muide koos Aleksis Krinkovitšiga, hüüdnimega Grinch, uue Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ja ka Ameerika Ühendriikide vägede juhataja Euroopas. Meil on suurepärane vanem komandör, 4 tärni kindral, kes koos oma meeskonnaga hindab pidevalt parimaid viise, kuidas kasutada kõiki Euroopa ja Empriu ressursse kontinendi kaitsmiseks. Minu viimane küsimus enne publikut. Lõpetame meie nimi kaimust rääkides. Te mainisite president Reaganit oma kommentaarides Euroopas. Te olete seda juba teinud oma kohtumistel president Trumpiga. Te ütlesite, et kasvasite teatud mõttes üles Ronald Reagani mõjul. Mida tähendab teile president Reagani pärand ja eriti NATO väljakutsete valguses, millist põhimõtet või ideed president Reaganil peaksime meeles pidama? Mis on kõige olulisem? Absoluutne ja täielik keskendumine eesmärgile alates päevast, mil ta ametisse astus, kuni 1988 aastal presidendi ameti lõpetamiseni ja ameti üleandmiseni Bushile, Herbert Volker Bushile, kes siis selle pärandi üle võttis. Ja lõpuks nägi ta Berliini müüri langemist. See juhtimine ennekõike täielik keskendumine eesmärgile, mis on, me peame võitma külma sõja, lõpetama selle võiduga, teist teed ei ole. Ja ta teadis, et Maggie Thatcheril oli Euroopas, Ühendkuningriigis, parim võimalik liitlane. See eriline suhe, mis on nii oluline alliansi ja kõige transatlantilise kogukonna jaoks. Ja tol ajal oli see Maggie Thatcher, kes oma riiki üles ehitas. Ära unusta, et 1970-ndatel juhtisid Ühendkuningriiki enam-vähem ametiühingud. Ja ta suutis võideldes söökaevurite ametiühinguga võtta Malviini saared Argentiinalt tagasi, Kunta 1982 aastal. Ta oli kindlameelne juht ja see suhe, need kaks juhti, kes olid sügavalt mõista demokraatia, vabaduse hindamatut väärtust ja seda jõudu, ma arvan, et just see tõi meid siia. Aga on olemas ka diplomaatia pärand. Kui Berliini müür langes, oli just Bush see, kes mõistis, et ta ei saa seda tähistada ja teda kritiseeriti selle eest siin Ameerika Ühendriikides. Miks sa ei tähista seda, et tänu sinu juhtimisele ja eelmise presidendi, president Reagani juhtimisele, te kukutasite Berliini müüri? Ta mõistis, et selleks, et Gorbatšov saaks tol nii tähtsal hetkel ellu jääda, ei saanud ta seda nii avalikult tähistada. Ja see ongi selline juhtimine ja ma tõesti imetlen ka Bushi. Aga ennekõike Reagani roll. Ja muidugi, selle suhte kohta on nii palju naljakaid lugusid, aga sellest räägin ma lõunasöögil. Aga nagu Mäkki ütles, et ta ise kehtestab end valjas majas ja kogu Ameerika administratsioonis, ütle presidendile, mida sa arvad, et pead presidendile ei ütlema, peaminister. Jah, ma ütlen, sa pead ütlema ei. Tere, Roni!
Kõigepealt privaatne kohtumine. Ta läks ovaalkabinetti 9 tunniks. Nad tulid välja ja ta nõustus kõigega, mida peaminister tahtis. Meeskond ütles, sa pidid talle ei ütlema. Mägile ei öelda ei saa. Ja see ongi selle suhte armas osa. Ja me kõik saime kasu sellest, et need 2 erakordset liidrit olid 80-ndatel maailmas võimul. Jah, on küll. Räägime nüüd publikuga. Meil on siin mikrofonid küsimuste jaoks. Alustame tagantpoolt ja siis liigume ettepoole. Suur aitäh. Mul on üks küsimus. Alina Shirazi, Daily Mailist. Nii et lähtudes teie eilset vestlust presidendiga, kas te arvate, et ta jääb endiselt NATO-sse, kuna tunnete teda nii hästi? Ja teiseks, kas te peate teda endiselt oma isaks pärast seda, mis eile juhtus? See isa jutt on keeleline eksitus. Asi oli nii, ma pean sulle seletama. Sest tegelikult see kummitab mind veidi. Seda võin kinnitada. Tegelikult oli mul koos presidendiga eelmise aasta juunis Haagi linnas eelkohtumine, tippkohtumise eel. Tol päeval oli ta üsna ärritunud Iraani ja Iisraeli teemade pärast. Ja mina ja hollandi keeles ütleksid sa, hei, sinu isa tõlge on papa. Ja mina ütlesin, hei, jah, mõnikord peab issi vihaseks saama. Ma ei kutsunud teda oma issiks, vaid ütlesin, aga issil on ka eriline tähendus ja nüüd pean ma sellega kogu ülejäänud elu elama. Ja ma võtan selle omaks ja president samuti, sest ta lasi teha T-särgid. Ta tegi filmi Issi on kodus, kui ta Ameerika Ühendriikidesse tagasi tuli. See oli nii naljakas ja sellepärast ta mulle nii väga meeldibki. Aga jah, sa teed vigu ja see juhtub siis, kui sa ei räägi seda emakeelena. Vabandan selle pärast, tõesti vabandan. Ei, mina jälle, nagu ma ütlesin, vestlus oli tõesti avatud. See oli tõesti sõprade vahel, aga samuti sai väga selgeks, tema pettumus. Siin ees. Jah. Tere hommikust. Itaalia endine suursaadik liitlaste juures. Tere õhtust. Aitäh teie kommentaaride eest ja te mainisite Ühendkuningriigi algatust koondada Euroopa vägesid ja muid jõude, et tagada väina turvalisus. Ja NATO peasekretärina arvestades, et see allianss on olulisel määral esindatud Lähis-Idas, alates Jordaaniast kuni Kuveidini ja isegi Iraak. Kas te näete rolli, mida NATO võiks täita koordineeriva jõuna, samuti selleks, et näidata väärtust president Trumpile, kes seda nõuab, ning arvestades, et järgmine tippkohtumine Ankaras on piirkonnas strateegiline samm? Kuidas te näete selle arenemist? Aitäh. Ma ütleksin, et me peaksime seda tegema samm-sammult, kuid kiiresti. Ja samm, mida praegu astutakse, on selle koalitsiooni jaoks. Praegu on 34 riiki kogunenud sõjalisel tasandil eelmisel teisipäeval, et alustada üksikasjalikku planeerimist selle kohta, mis see tohutu missioon võiks olla. See on esimene samm. Kui NATO saab aidata, siis ilmselgelt NATO on kohal. Pole mingit põhjust mitte olla kasulit. Loomulikult teeme seda, kui see on kasulit. Aga NATO puhul arvan, et peame seda tegema samm-sammult, sest ka NATOs nõuab see kõigi liitlaste kokkulepet. Ja ma arvan, et siin on täpne struktuur vähem oluline kui kiirus. Siin ütleksin, et kiirus on tähtsam kui täiuslikkus. Aga taas, kui NATO saab siin rolli mängida, oleks see suurepärane. Peasekretär, tänan teid juhtivate sõnade eest, olen väga tänulik. Demokraatiate kaitsefondis uurime, kuidas Hiina, Venemaa, Iraan ja Põhja-Korea omavahel koostööd teevad. Mis on Iraanist kaugel. Seega on teatud kaugus, mis näitab, et Iraan on üsna lähedal selle tehnoloogia tegelikule kasutusele võtule. Ja just sellepärast pean oluliseks, et Ameerika Ühendriigid oleksid neid võimekusi vähendanud nii tuuma kui ka ballistiliste rakettide osas. Aga tehnoloogia liigub Venemaale, raha tuleb Venemaalt Iraani. Suursaadik Markarova. Aitäh, endine Ukraina suursaadik. Aitäh, Mark, sinu suurepärase juhtimise eest NATOs ja enne seda. Aga aitäh, Brad, suurepärase küsimuse eest. Arvestades, et meie vaenlased tõesti teevad koostööd ja töötavad koos kõrvuti mitte ainult Ukrainas, vaid ka mujal. Kas sa arvad, et Ukraina ja teiste riikide droonivõimekus on vastus nii paljudele probleemidele, mitte ainult seal? Transatlantiline sild Ukraina, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel nõuab uuendatud diplomaatilist lähenemist.
arutelud Ukraina liitumise üle NATOga. Ma tean, et see ei ole praegu arutlusel, kuid ettevalmistused ja kõik muu võivad meid tugevdada ning Ukraina saab anda NATOle oma parima panuse. Jah. Olgu. Nii et NATO tippkohtumisel Washingtonis, kui NATO tähistas oma 75. aastapäeva, saavutati kokkulepe Ukraina pöördumatu tee kohta NATOsse. Aga samuti on tõsi, et mõned riigid hoiavad tagasi, sealhulgas Saksamaa, Slovakkia, Ungari ja Ameerika Ühendriigid. Seega ma ei usu, et see on praegu arutluse all ja see on lihtsalt praktiline lähenemine. Aga ka president Zelenski, olles praktiline mees, pidi muutma NATO fookust selleks, et tagada, et venelased ei ründaks pärast relvarahu või veel parem rahulepet. See ongi nende julgeoleku tagatiste kontseptsioon, mida praegu arutatakse. Ma ei usu, et me suudame kollektiivselt seda NATO liikmelisuse küsimust lahendada. Lühiajaliselt ma ei usu, et see poliitiliselt juhtub ja see on õiglane hinnang. Mis puudutab Ukraina võimekusi, siis need on meile väga muljet avaldanud. Me võtame kõik need õppetunnid arvesse. Et neid kaasata NATO kaitseplaanidesse, eriti mis puudutab droone ja droonivastast tehnoloogiat, milles teie olete meistrid. See on tõend selle kohta, et Ukraina tõesti paistab silma ja kasutab praegu oma võimeid ja oskusi, eriti kui rääkida Lähis-Ida piirkonnast. Lähme tagasi saali küljele viimasesse ritta ja siis keskele. Mina olen Paul McCleary Poliitikast. Aitäh, et tulite. Tere hommikust! Tere hommikust! Trumpi valitsus on viimase aasta jooksul öelnud NATOle, et hoiduda Lähis-Idast ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnast ning keskenduda Euroopale ja Venemaale. Nüüd nõuab ta, et NATO aitaks Lähis-Ida operatsioonides. See tekitab liitlaste seas segadust selle üle, mida valitsus täpselt nõuab ja kuidas kiiresti tegutseda nende vajaduste rahuldamiseks. Ma arvan, et ka COLA poolel on mõtlemine pidevas arengus, kui rääkida näiteks Indo-Vaikse ookeani piirkonnast. On tõsi, et mõnda aega oli arusaam, et peaksid rohkem keskenduma oma enda piirkonnale. Ja muidugi räägitakse alati fookusest rohkem kui sünergiast. Kõigepealt lahenda oma enda probleemid. NATO ei olnud 2% juures ja nüüd peab jõudma 5%-ni. Enne neid otsuseid nõustusin ma täielikult Zelaševa seisukohaga, et fookus tuleb enne sünergiat. Aga nüüd, kui me lahendasime mõned neist küsimustest NATO tippkohtumisel ja kogu allianss on jõudnud selle 2% tasemeni, on alus loodud. Mida ma samuti kuulen USA ja Euroopa ringkondades on see, et väga tõenäoliselt, kui Hiina otsustaks Taiwani vastu tegutseda, siis miks mitte kõigepealt helistada oma nooremale partnerile selles kõiges, Vladimir Vladimirovitš Putinile, kes elab Moskvas, ja paluda tal meid siin hõivatud hoida. Seega, väga tõenäoliselt ei piirduks see ainult millegagi Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. See oleks mitme tegevuspiirkonna küsimus. Ja see tähendab, et minu kabineti ülem oli eelmisel nädalal Jaapanis, edastades sõnumeid ja ma olen pidevalt kontaktis 4 Vaikse ookeani partneriga. Muide, vahemaa Jaapani ja Austraalia vahel on suurem kui Jaapani ja Brüsseli vahel. Kuid siiski näeme seda kui ühtset tegevuspiirkonda Vaikse ookeani piirkonnas, mis ütleb midagi maa suuruse kohta. Aga vaata, see on oluline. Sest neid tegevuspiirkondi ei saa eraldi vaadelda. Need on omavahel seotud. Meil on aega veel mõneks küsimuseks. Lähme sinna keskele, tahapoole. Siina. Morgan Phillips, Axiosest. Tere, head hommikut. Tere hommikust. Tundub, et USA ja Euroopa vahel on mõningaid lahkarvamusi selle kohta, millised on NATO kohustused seoses konfliktiga Iraaniga. Pärast kohtumist president Trumpiga, kas te arvate, et USA ja Euroopa on ühel meelel selles osas, millised on NATO kohustused? Jah, ja see ei puuduta niivõrd NATO, tegelikult on asi liitlastes. NATO võib tõesti mingit rolli mängida, nagu mainis Itaalia suursaadik, kuid küsimus on selles, mida liitlased üksteiselt ootavad. USA ootavad, et kui nad kasutavad baase ja infrastruktuuri Euroopa riikides, siis need riigid täidaksid ka oma kohustusi. Ja hea uudis on see, et arva ära, enamik neist on oma kohustused täitnud. Mitte kõik, aga enamik neist. NATO riigid Arktikas ja teised liitlased tagavad, et piirkond püsib turvalisena, tehes koostööd Kanada ja Jefferson Exxoniga, Norradi ja Norscomi kaudu. See jõupingutus, mis algas jaanuari lõpus, aitab kaitsta Arktikat, sealhulgas Gröönimaad, Venemaa ja Hiina mõju eest. See on siis üks osa.
Teine osa on see, et Taani, Gröönimaa ja USA peavad 2- ja 3-poolseid dialooge, keskendudes sellele, mis juhtub, kui Gröönimaa tulevikus muudab oma põhiseadusliku positsiooni Taani kuningriigis. Kas kokkulepped jääksid endiselt kehtima? See on õiglane küsimus, mis väärib vastust. See on lahendatav. Ja teiseks, kuidas vältida Gröönimaa majanduses Venemaa ja Hiina ligipääsu? Need arutelud käivad. Härra peasekretär, kui me täna oma vestluse lõpetame, tahaksin lõpetada tsitaadiga, mille Dave alustas oma sissejuhatuses. President Reagani märkused tema 1988 aasta kõnes Lääne-Euroopa kodanikele. Nagu Dave ütles, on Atlandi allianss Ameerika välispoliitika ja julgeoleku põhituum. Ta jätkas, rahumeelne ja demokraatlik Euroopa on Ameerika Ühendriikide julgeoleku seisukohalt hädavajalik. Kui meie sõsardemokraatiad ei ole turvalised, siis ei ole ka meie. See ei ole lihtsalt lepingute keele küsimus, ükskõik kui olulised need ka poleks. See on püsiv reaalsus. Nii püsiv, nagu president Reagani sõnul on tõsiasi, et oht Maine'i, New Yorgi või California osariigi julgeolekule on oht kõigi 50 Ameerika osariigi julgeolekule. Ja siis ta ütles, lihtsalt öeldes on rünnak Münchenile sama, mis rünnak Chicagole. Just nii nägi president Reagan NATO liitu. Härra sekretär, tänan teid liidu säilitamise eest ja teie tänase kohaloleku eest meie seas. Aitäh.